Ja hakkan peale. Aitäh sulle, aitäh, et sa oled minuga ja minu tiimiga, teiste Eesti Amazoni ettevõtjatega, keda ei ole vähe, keda nüüdseks on tekkinud juba päris korralik kogukond. Et sa oled meiega, et sa mõtleksid natukene väljapoole piiridest ja see ei ole tegelikult natukene. Me täna räägime sellest, et ühte platvormi selgeks õppides me saame ligi terve maailma e-kaubanduse suurematele asukohtadele, suurematele riikidele. Amazonist täna tegelikult on võimalik osta sisuliselt peaaegu kõigist riikidest, lihtsalt sa maksad postikulu juurde, aga Amazoni enda laod on ligi 20 riigis juba, nii et selline nagu kombitsad on hakanud üle gloobuse minema. Peesosel on nagu tagatuba juba hõivatud, eks ju, me ise lihtsalt ei saa sellest hästi aru. Võib-olla alustuseks need, kellel video on tööl, tõsta käsi üles, kas oled Amazonist midagi ostnud? Mõnda kätt näen. Ma usun tegelikult, et meid on rohkem, kes me oleme Amazonist midagi ostnud, on ju. Ja aitäh sulle. Ja väike võib-olla meeleergutus, et miks me seda teeme, on see, valik on parem, võib-olla Eestist me ei saa kätte, võib-olla hind on parem, võib-olla on see tarnekiirus, et me ei pea ootama mingisugune 2 nädalat, eks ju, et me ikkagi Eestis suhteliselt saame ju nädalaga kätte, aga kui me oleksime Amazoni lao asukohariik, siis me saaksime kauba kätte juba järgmiseks päevaks Prive'i kliendiprogrammiga. Ja kõik need tegurid on Amazoni kogukonna, Amazoni kliendi baasi viimased 10+ aastat ikkagi väga kopsakalt kasvatanud. Ja täna ma tahan teile rääkida, kuidas teenindada seda klientuuri ja kuidas arendada tooteid niimoodi, et kliendid ütlevad, mida nad tahavad ja meie uurime välja, kust kohas maailmas me saame toota niimoodi, et hinda väga ei tõsta, aga kliendid on rõõmsad ja me saame turuosa endale võtta. Ma jagan teiega oma ekraani, et ei oleks liiga palju minu vaatamist, vaid oleks ka sõnalist, pildilist poolt ja sa saaksid sellest webinarist maksimaalset kasu täna. See on minu soov, sest et ma kuidagi ei tekita täna endale konkurente, vaid see platvorm, kus me toimetame, on nii suur, et siin ei ole küsimustki, et siia mahuvad kõik, kes tahavad. Nii, esimest korda, kuna küsimusi globaalse e-kaubandusettevõtte loomise kohta tuleb hästi palju sisse nii Facebook chatidest kui meili peale, siis otsustasin, et on aeg kokku panna põhjalik minikursus, et sa saaksid aru, millega täpselt me Amazonis toimetame. Ma näitan sulle kätte tooted, mida me oleme ise arendanud, mis nendega juhtunud on, et sa saaksid sellest õppida. Ja näitan olulisemad tööriistad, mida sa saad kohe täna kasutusele võtta, nad ei maksa midagi. Ja mul endal juhtub mõnikord nii, et ma teen kella 3 õhtul, vaatan, kuidas konkurentidel rahakotis läheb, kuidas tooted müügiedu on saavutanud. See on väga-väga põnev maa, sest kujutad sa ette, et alles Amazoni tulekuga me oleme hakanud ligi saama konkurentide rahakottidele, turunõudlusele ja ka sellele, et millega inimesed on rahul ja millega nad rahul ei ole. Ja see on minu jaoks täielik kullakaevandus, sest et meie asi on see info kokku koguda ja enda kasuks tööle panna globaalses mastaabis. Väike tutvustus minu kohta, kuidas ma saan sind täna aidata. Minu nimi on Egle, olen pärit hästi pisikesest külast nimega Haimre, Märjamaa kandis, seal on vähem kui 100 inimest, imeline pullerbi, aga juba lapsena ma teadsin, et natukene rohkem ma tahaksin tiibu sirutada. Olen globaalses Amazoni ettevõtluses toimetanud juba 5-6 aastat. Minusuguseid inimesi on veel. Me oleme ajakirjanduses rääkinud sellest, mida me teeme. Kui sa lähed YouTube'i, otsid Egle Raadik näiteks, sa leiad sealt 10 videoid selle kohta, kus ma intervjueerin kolleege, räägin sellest, kuidas meil endal läinud on. Ja kogemust on juba naha alla tekkinud päris palju. Oleme tiimiga lansseerinud julgelt üle 50 toote, teinud julgelt 20-30+ 1000 euro eest vigu. Minu eesmärk tänase kursusega on aidata sind, et sina ei peaks selliseid vigu tegema päriselt ka. Me oleme Eestis raskelt teeninud oma raha läbi selle, et me püüame
Euroopat kinni oma arengutasemelt, me oleme pidanud hästi palju ohverdama ja meil ei ole sellist rasvakihti tekkinud veel, nagu on Ameerika müüjatel, UK müüjatel. Kasutagem siis seda raha väga asjalikult, ärgem mingem peale suure hurraaga raha põletama. Minu eesmärk, minu enda kogukonnas Amazoni müüjate seas on kindlasti see, et me läheksime õnnestuma esimese korra ka, aga see tähendab, et me testime, me alustame testimist lihtsalt niimoodi, et see ei tee mitte mingil juhul kunagi haiget. Kõige esimene test meie kogukonnas näiteks on 100 eurot ja seal sa saad kõik Amazoni süsteemid juba enda näppudelt läbi jooksutada. Meie tiimis on mitu liiget, 8-9 liiget täna, üks filipiinlane. Tegime detsembris 2022 Eesti suurima Amazoni exiti. See tähendab seda, et arendasime Amazoni klientide abil välja sellise portfelli, mida me suutsime maha müüa rahvusvahelisele suurele ettevõttele. Ja enne müüki oli meie aastakäive üle $4 miljoni. Praegu on meil 2 Amazoni ettevõtet, millega me teenindame globaalselt Amazoni kliente, enamasti hetkel USA turul, eelmise platvormiga üldiselt kõikidel marketplace'idel, millest ma täna teile rääkima hakkan. Olen 100% praktik, räägin ainult sellest, mida oma nahaga oleme kogenud, mina, minu tiim, minu kolleegid. Mitte ühtegi teoreetilist juttu sa täna ei kuule, kõik on puhas praktika. Koolitamine, tõsi, ei ole minu palgatöö, sest et 2 ettevõtte juures abiks olemine on rohkem kui täiskohaga töö, aga kuna ma tohutult usun eestlaste ettevõtlusvõimekusse ja ma näen seda igapäevaselt, kui ägedad ettevõtjad me oleme, siis ma hea meelega räägin oma teadmistest, sellepärast et Amazoni turg on lihtsalt nii suur, et sa ei ole mitte mingil juhul mulle konkurent või sina ei ole oma naabrimehele konkurent, sest et neid nišše ja võimalusi, kus tooteid arendada, on rahvusvahelises mastaabis lihtsalt nii palju. Huvituksin natukene ka sellest, kus sa oled, natukene proovisin aru saada, tunneta ise ära, kas ma sain pihta, kus sa täna webinari kuulates vaimsest aspektist vaadatuna ennast positsioneerid. Kas sa oled Amazonist kuulnud, aga kuna ta on globaalne ettevõtlusvorm, tundub hirmus, tundub, et risk on suur, sest et rahvusvahelises mastaabis toimetamine ometigi maksab palju raha. 10 000 võib tuulde minna. Täna näitan sulle, kuidas seda vältida, kuidas sa ei tee vigu ja kui sa soovid kunagi minu käe all edasi testida, siis kindlasti me ei lähe raha põletama. Kui sa oled kuulnud ja võib-olla ka ise uurinud juba Amazoni valdkonda, siis võib-olla oled märganud, et tegelikult on infotulvas orienteerumine väga keeruline, sest et tohutult palju on erinevaid nõuandjaid, erinevaid videosid, erinevaid taktikaid, kuidas lahendada näiteks lansseerimisküsimusi, kuidas leida seda õiget toodet. Täna käime sellise põhiprotsessi töö juures sinuga läbi, et sa saad palju paremini aru, mis järjekorras, mis teemasse sa pead süvenema. Võib-olla oled sa ka selline inimene, kes ei taha enam teha tooli peal 9-5 tööd ja sa soovid vahepeal käia Marbellas, soovid käia Mehhikos, soovid käia Aasias, miks mitte. Ma isiklikult ei tee suuri lennureise, sest ma ei ole väga hea pikamaa reisija, aga mina ja minu tiim väga sageli teeme kaugtööpäevi Eestist väljas, sellepärast et kõik, mida me teeme, asub arvutis sees. Välja arvatud juhud, kui meile tulevad tootenäidised, me istume tiimiga koos, näpime, murrame, proovime katki teha, vaatame, kuidas saab toodet väiksemaks teha, et paremini pakendisse ära mahutada ja nii-öelda valideerime päris füüsilisi tootenäidiseid. See on ainukene koht, kus sa pead olema koos või füüsiliselt ühe koha peal samas kohas, kus su näidis on, muul juhul kõik töö toimub arvutis. Võtan sulle pulkadeks lahti, mida me siis päriselt teeme. Võib-olla hästi lihtne on aru saada, kui sa lähed Selverisse, aga selle asemel, et sa näed hunnikuid tooteid ja kirjusid pakendeid. Amazonis me näeme ära palju iga konkreetne toode käivet teeb, mis on tema hooajalisus. Palju on võimalik tootega kasumit teenida ja kui satureerunud ehk konkurentsitihe on see kategooria, kus toode positsioneerub. Kas mul on
võimalik siseneda sellesse kategooriasse või kategooria on juba nii täis, et ma tegelikult sinna riiulisse ei mahu. See info on kõik kättesaadav ja ma hea meelega jagan sulle neid nippe. Sest Amazon, miks me kogu seda infot saame, on see, et Amazon on nii palju mängu muutnud kogu kaubanduses. Natuke anustan sellest, et kas või juba kauba liikumine on täiesti teistmoodi kui tavalises e-kaubanduses. Infrastruktuur, Fulfilled by Amazon, FBA mudel, see on see, mida mina teile täna õpetan, tähendab seda, et kauba ladustamine ja tarne on 100% Amazoni poolt. Kui sa tellid näiteks Hiina tehasest 100 tükki toodet, siis sa saadad kõik need 100 tükki toodet Amazoni lattu. Ja Amazon saadab iga üksiku tellimuse puhul inimestele need pakikesed kohale. Nii et sul jääb ära lao otsimine, lao inimesele palga maksmine, sul ei ole vaja soetada lao programmi ja sul ei ole vaja tegeleda lumetormide ja ma ei tea, metsapõlengute ajal tekkinud tarneprobleemide lahendamisega. See oli eriti suur probleem COVID-i ajal, kui pakid ei jõudnud kohale. See ei ole üldse sinu laua peal, sest sellega tegeleb 100% ainult Amazon. Mulle tohutult meeldib, et alustamiseks vajalik turuinfo ehk see, mida klient reaalselt tahab, see vedeleb maas. Ja kuidas ta maas vedeleb? Ma näitan sulle. Ta vedeleb maas läbi tagasiside, mida kliendid jätavad konkurentide toodetele ja eriti magus koht on küsimused, mida kliendid küsivad konkurendi toote all. Iga koht, kui sa teed küsimused lahti, kui inimene küsib, et hei, kas see näiteks turvahälli kate mahub, ma ei tea, Brio hällile või Maxi-Coosi hällile, aga konkurent sellest ei räägi, siis sina saad oma toodet turule tuues kohe need küsimused ära lahendada ja sul on nii palju lihtsam see müük endale saada, sest inimene ei pea hakkama sisse trükkima küsimust. Sa oled tema jaoks selle küsimuse juba ära vastanud. Sa ei pea klienti tikutulega taga otsima. Amazon on, kui me ei räägi Hiinast, kui me räägime ingliskeelsest klientuurist, siis Amazon on maailma suurim ostukeskkond. Google'isse läheb inimene, et otsida tausta, otsida aru saama näiteks sellest, et mis on turu parimad külmutuskapid. Kui ta läheb Amazoni, siis kõik, mis ta teeb, on ta lükkab sisse, ma ei tea, integrated fridge või siis small mini fridge, mis iganes tal vaja on ja siis ta juba vaatab review'sid, ta vaatab hindu ja ta tahab selle asja ära osta. Ostu soov on väga-väga suur. Nii et kui klient on Amazoni tulnud, siis enamasti üle poolte juhtudel ta lahkub sealt ka mingisuguse kaubaga. Nüüd väga-väga mõnus koht on see, et brändist meie, kui me alustame, meil ei ole suurt raha, et panna brändi arendusse, meil ei ole tohutuid armeesid turundusspetsialiste, kes suudaksid teha 5 postitust päevas meie brändi tutvustamiseks Facebookis, Instagramis, TikTokis. Brändi alustamiseks ei olegi otseselt vaja. Sul on vaja brändi nime. Hea, kui see on üpriski üldine, sest et kui me hakkame tooteid katsetama, siis tegelikult sa ei tea, kas sa lõpetad raamatu katetega või siis mingisuguse sisustusdetailiga. See testimise aeg on koht, kus sa alles hakkad aru saama, mida sa reaalselt müüa saad, kus turg sind 2 käel vastu võtab. Ja sellepärast oma brändi nime ma soovitan, et pane võimalikult üldine. Ja raha teenimine Amazonis ei ole niimoodi, et ma teen ettevõtte Amazoni ja siis pensionipõlveni müün neid samasid asju. Me igapäevaselt, siis kui me magame Eestis, saame Amazoni USA klientidelt käivet. Ärkame üles, vaatame, mis käive on, sest kui meie oleme üleval, siis nemad magavad. Selles mõttes on hästi naljakas, et lause, et teeni siis, kui sa magad, päriselt kehtib Amazoni puhul. Aga on teine koht, kus me raha teenime, kui me arendame välja näiteks 10–20 tootest koosneva tooteportfelli, siis sellised toodete kogumikud on võimalik maha müüa suurematele e-kaubandusettevõtetele. Ja neid me ikkagi reeglina läheme tegema 6, 7, 8 kohaliste summade eest. Eestis on täna olnud vähemasti 5 exitit. Meie exit ei ole ainukene. Kui sa paned Google'isse Eesti Amazoni exit, siis ilmselt sa leiad kõik need lood ülesse. Mul on ka YouTube'is mõned kogemuslood sulle anda ja see on teine koht, kus Amazonis raha teenid.
Nüüd Amazoni ettevõtlus ei ole kiirelt rikkaks saamise skeem, see ei ole püramiidskeem. Mina ei võida sellest, mida rohkem sina kasumit ja käivet teed. See on tavaline ettevõtlus. See on ettevõtlus, kus me esmalt kuulame klienti ja selle abil arendame välja toote. Me võtame välja sealt romantilise komponendi, et ma istun oma pühapäeva õhtul oma naisega diivanil ja siis unistan, et vau, kui äge oleks teha mingisugust, ma ei tea, pehmet tekki, mille peal oleks roosad nutsud ja siis oleks mingisugused tutikesed seal. Ja siis mõtled, vau, nagu ma olen jumalast kindel, et kõik inimesed ostaksid, sest see näeb nii hea välja. Tead mis? See, mis on sinu maitse, ei ole ameeriklaste maitse või sakslaste maitse või hispaanlaste maitse. Aga kui nende maitse on olemas, siis nad trükivad oma maitse eelistuse Amazoni otsingu väljale. Nad kirjutavad pink blankets, näiteks panevad mingi suuruse sinna sisse ja võib-olla panevad sinna juurde ka materjali eelistuse, et natural või cotton. Ja see on täpselt see, kuidas me tooteid arendame. Ehk siis me oleme väga pragmaatilised. Me ei lähe turule, kui meil puudub otsing ja kliendid ei oska meieni jõuda. Ehk siis see võtab juba ära suure riski, et me läheme failima, sest et me ei lähe tegema toodet, mida kliendid ei otsi. Hästi oluline on õpetada endale selgeks, kuidas olla turuolukorras konkurentidest parem niimoodi, et sa ei ole 2 korda kallim, sa ei ole poole kallim ja sa ei ole ka 20% kallim. Üldiselt me tahame tootearendust teha kas värvi muutmise, suuruse muutmise, võib-olla mingi lisaeseme lisamisega tootele. Võib-olla seesama teki näide, võib-olla me tahame anda pisikese kraapimisvahendi kaasa, et tupsukesi ära võttes mõned tekid lähevad tupsuliseks, eks ju, ja see lisavidin maksab sulle võib-olla ütleme mingi 15-20 senti. Ja sa konkurentsi olukorras ei pea hinda tõstma mitmeid dollareid, võib-olla tõstad 75 senti oma hinna kõrgemale, aga sinu väärtuspakkumine on parem ja kui sa oled kõrvuti mitte tupsu eemaldajaga tekiga, siis igal juhul kliendil on mugavam, kui ta saab nii teki kui tupsu eemaldaja ühe müüja käest. Aga kuna me oleme tavaline ettevõtlus ja ettevõtluses hästi paljud inimesed on hunt kriimsilmad, ehk siis nagu mina olen ka oma elu jooksul proovinud mega palju erinevaid ettevõtlussuundasid. Olen proovinud lastemööblit teha, digiturundusagentuuri, sisearhitektuuri, Tallinnas turistidele teinud meeneid, ehk siis sa näed, see ei ole kuidagi loogiline, need asjad ei käi kokku. Ettevõtjad testivad hästi palju ja see on see, miks 90% tavalistest ettevõtetest ei jää tegutsema. Ja Amazonis on täpselt sama asi. Ja need 10%, kes jäävad, need panevad ikka nagu täiega ja nad on leidnud endale siis sellise nii-öelda elukutse järgmiseks elu peatükiks, mis on mega põnev, sest et me ütleme nii, et meie tiim on Eestis, aga kliendid on üle terve gloobuse ja me saame nii palju. Me oleme e-kaubanduses sellised eesrinde inimesed, sest meie saame kõige esimesena teada, mida globaalsed inimesed, globaalsed turud osta tahavad. Me jälgime neid trende, me analüüsime neid trende ja läbi selle hakkame tooteid arendama. Kui sa õpid selgeks Amazoni platvormi, siit sa näed ära kollasega riigid, kus on Amazoni füüsilised laod olemas. Ja täna on Amazon läinud peaaegu 20 riiki oma suurte ladudega. Kui sa kunagi oled sõitnud läbi Poolast või Saksamaalt, siis ilmselt sa tead, millest ma räägin. Need on hiigel suured laod, kus sinu kaupa hoitakse ja kus mega kiiresti kliendile kaup kohale viiakse. Sinu jaoks on oluline see, et kui sa õpid Amazoni köögi poole selgeks, siis terve maailm on sinu jaoks avatud. Kõige lähem Amazoni ladu asub Rootsis meie jaoks, nii et kui tahad päriselt Amazoni ladu näha, siis Rootsi tund aega lennata on hästi kiire. Kuidas Amazoni platvormil toimetamine, ta on ju e-kaubandus, erineb tavalisest e-poest, see on fundamentaalselt erinev ja ma tahan kindlasti, et sa saad sellest aru. Oma internetipoes sinna ei satu keegi niisama. Sa pead sinna liiklust ostma, sa pead investeerima hästi palju reklaamidesse, sa pead tegelema uudiskirjandusega ja see kõik maksab tohutult palju raha. Ja selle pingutuse tagajärjena conversion ehk siis 100 inimesest võib-olla 1 või 2 inimest ostab su toote ära. Ehk siis me tegeleme hästi palju segamisturundusega Facebookis, Instagramis, kõike.
Kui sul on tavaline Shopify pood, siis ladustamise ja tarnega sa tegeled ka täiesti ise. Ja sa pead olema 24/7 tegelema kõiksugu kriisidega, mis tulevad ette. Nii et sa justkui nagu ei saa puhata üldse. Kuidas Amazon erineb nüüd tavalisest Shopify või tavalisest, mis iganes, WooCommerce oled kuulnud, et igaüks tegelikult saab endale e-poodi püsti panna. Amazon on täiesti teistsugune asi. Amazonis on 100 miljonit kliente, kes on juba kohal. Ostjad tulevad ise kohale, sa ei pea väljaspool reklaami tegema. Kuna inimesed tahavad osta, siis väga sage on see, et kuni 20% inimestest täiega ostab kohe ära. Nad ei jäta lihtsalt ostukorvi, vaid nad võtavadki selle ostu kaasa, kui nad Amazoni tulevad. Sul ei ole vaja tegeleda ladustamise ja tarnega. Sul ei ole vaja tegeleda kurjade klientidega, kelle pakk jääb 2 tundi hiljaks, 2 päeva hiljaks, on Amazoni probleem. Samas on see, et kui sa lood listingu ja sa näiteks ei müü enda brändi tooteid, sa müüd Colgate'i hambapastat, siis see listing ei kuulu sulle, vaid selle listingu all võivad müüa kõik teised inimesed ka, kellel on värske uus tarne Colgate'i tehasest olemas. Mina sulle seda ei õpeta. Mina tahan, et sinu kuulutus, sinu listing kuuluks sulle, et mitte keegi selle all müüa ei saaks ja sa saaks kogu selle raha enda pangakontole. Rahavoog on päris hea sagedusega. 2 korda kuus kannab Amazon sulle ise raha üle. Kui sul on vaja Hiina tehastesse kiiremini raha saata, siis sa võid Amazonile öelda, et hei, kanna mulle täna. Amazon kannab sulle täna. Ja kuna Amazon on võtnud kinnisideeks selle, et klient oleks mega rahul, ta tuleks tagasi, siis Amazon võimaldab tasuta kaubataгаstusi, aga sellise sõbraliku poliitikaga on Amazon 90% klientide esmavalik, nende puhul siis, kes tahavad e-kaubandusest asju osta. Me räägime siin globaalsest turust, mitte Eestist, aga globaalsel turul ehk enamasti Ameerikas me tegutsemegi. Mega hea koht on leida nišitooteid. Inimesed trükivad sisse, kui neil hakkab huvi tekkima erinevat suurust, materjali, funktsiooni sisaldavate tavaliste toodete osas, mida tavakaubandusesse osta ei saa. Amazon on hästi sage platvorm, kus ka suured riigiasutused ostavad endale ala kontoritarbeid, lasteaiad, koolid ostavad endale klassisisustust, nii et sa saad kätte ka B2B kliendid. Tõsi, sa ei saa neil eraldi turundada, aga ei olegi vaja, sellepärast, et kui sa müüd näiteks klassisisustust, siis inimesed lihtsalt trükivad sisse ala klassiruumi toolid ja lauad ja sinu toote tulebki juba selle otsingu peale välja. Samas Amazon ei ole kõige parem koht, kus müüa kallist kaupa, sellepärast, et Amazoni rahulolu tuleneb soodsa hinnapunkti pakkumisest. Amazoni platvormil müüvad oma kaupu ka hiinlased, kelle hinnad on reeglina madalad. Me kindlasti ei tee seda, et me läheme Alibaba keskkonda. Alibaba on keskkond, alibaba.com on keskkond, kus me siis saame rahvusvaheliste tehastega ühendust võtta. Kui sa näed toodet Alibaba keskkonnas, siis täpselt samal kujul me Amazoni seda kindlasti ei vii, sest hiinlased teevad seda ise. Kui nad seda täna teinud ei ole, siis nad on 2 päeva pärast platsis. Me alati muudame, sest me loeme küsimusi, me loeme reviewsid ehk kliendi tagasisidet olemasolevatele toodetele ja me alati muudame selle toote juures midagi. Nii et me võistleme Amazoniga, me võistleme hiinlastega, aga hullu pole midagi, sest meie tooted on ilma hinda muutmata alati natukene paremad. Tahan rääkida natukene sellest, missuguseid tooteid Eesti edukad ettevõtjad Amazonist ära müüvad, et sa saad natuke mõtteid, et nad lähevad igasugustesse kategooriatesse. Hansacandle on üleüldse üks maailma põnevamaid minu mõttes küünlatootjaid, teeb suurte kettidega koostööd, müüb oma tooteid samamoodi ka Amazonis, toodab Eestis ja igal pool mujal. Siis põnev äge kolleeg teeb no-cry tooteid elektroonikast isikukaitsevahenditeni, tootmine suuresti Hiinas. Vendre Pärnust toodab patjutekke ja kõike sellist on väga edukad Amazonis. Ja miks mitte ka
lauale rikastav loov tootevalik, kus on kõiksugused marjapulbrid ja segud. Ehk siis sa näed, et täiesti erinevatest kategooriatest on võimalik globaalsest turust nagu osa endale saada. Ja mida meie teinud oleme? See on üks imepisikene valik nendest toodetest, mida me oleme lansseerinud. Ma tahan iga puhul rääkida ära, miks me neid täna ei müü, et sina saaksid vältida neid vigu. Beebipõlled, esimesed tooted, mida me turule tõime ja see oli viga, see oli tõsiselt üks esimene toode, kui ma õppides üldse hakkasin aru saama, mis toimub ja ma tõin liiga satureerunud turule tooted sisse. Rusika reegel on see, et kui ma trükin mingi tooteidee sisse, siis ma ei taha, et üle poole lehekülje oleks sarnaseid tooteid. Beebipõllesid oli selleks ajaks, kui mina tegin tooteuuringut juba mingi 3, 4, 5 lehekülge. Ma ei osanud tähelepanu pöörata sellele tõigale ja arvasin, et vau, ma teen nii ägedate disainidega, kuidas emad saavad mitte osta. Nüüd jama koht on see, et kui mul on 5 lehekülge konkurente, siis minu toode ei ole ju avalehel. Amazon paneb avalehele ainult need tooted, mis müüvad läbi kõige suurema füüsilise koguse. Ja alustades ma kindlasti see toode ei ole. Ehk siis, kui sa hakkad tooteotsingut tegema, me otsime neid tootenišše seni kaua, kuni konkureerivaid tooteid ei ole üle poole lehekülje. Ehk siis meile on garanteeritud avalehel nähtavus ja me ei pea kohe tohutult turundussummasid sisse toppima. Järgmine toode on igasugused korvikesed, asjad, samamoodi veidi liiga satureerunud ehk üleküllastunud oli turg. Keskmine kena iluvõimlejaga toode oli kokku volditav iluvõimlemispoom koduseks harjutamiseks. Sellega juhtus selline asi, et see kotike, see must, mida sa näed, oli hästi oluline lisa, sest et toodet võeti kaasa vanaema juurde, hoiti kuskil riidekapi taga, see käis kokku voldituna, et sa saad ilusasti seda hoida. Aga see kott haises plastikverele ja me otsustasime äripartneriga, et me seda haisu ei tolereeri, sest Ameerika klient jätab kindlasti halvad review'd. Ütlesime Hiina tehasele, et ole hea, võta ära veekindel kiht koti seest, sest see oli see, mis põhjustas seda nõmedat plastikuhaisu. Hiina tehas reageeris, võttis ära, pakkis meie tasakaalupoomid kottidesse, saatis Amazoni ja mida me hakkasime saama, on 1 tärni review'd. Ja lõpuks ühe review foto alt nägime, et see ära võetud veekindel kiht, mis haises, ühtlasi kaitses seda poomi musta koti värvi eest. Meie kenad roosad tooted olid värvunud soparoosaks ja kui see neiukene sai oma poomi kätte, siis ta ei olnud õnnelik selle üle, seda ei olnud võimalik maha pesta ja ameeriklased üleüldse ei taha asju maha pesta. Nii et me pidime sellest tootmisest loobuma. Kuigi turg ei olnud satureerunud, me oleksime saanud minna, aga see esimene lüüasaamine nagu demotiveeris meid niivõrd, et me läksime edasi. Me oleme müünud beebivooditele linu. Selle puhul me tegime vea, et enamik avalehe tooteid oli soodsamast kangast, aga mina tahtsin teha kvaliteetset toodet ja kohe tulistasin jalga, sest et sisseostu hind oli peaaegu 2 korda nii kallis kui soodsamad kangad ja selline toode ei müü läbi samas tempos nagu soodsamad tooted. Ehk siis ma ei suutnud jääda avalehele pidama, pidin kogu aeg tegema kallist reklaami. Oleksin pidanud alguses aru saama, et ma konkureerin soodsa kanga kategooriaga ja siia ei ole mõtet minna kalli tootega. Oleme teinud kodusisustustooteid. See on nüüd koht, kus me oleme kõige rohkem põrunud, sest me läksime Hiina tootmisest välja Indoneesiasse. Juhtus see, et konteineri dokumentatsioon oli valesti vormistatud. Ameerika pinnale jõudes öeldi meile, et teie konteiner on tagasi Indoneesiasse vaja saata imelist kaupa täis. Et saada üks allkiri juurde dokumendile, see maksis nii palju raha, et meil ei olnud mõtet riskida ei Ameerikast trahvi saamise ega tagasi saatmisega, sest et me juba niikuinii ei oleks selle kaubaga mitte ühtegi dollarit kasumit teeninud. Me hülgasime selle konteineri kauba ja see on siis suurem osa sellest 20-30 000 veast. Ehk siis, kui sa mõtled uljalt, et läheks esimese hooga kohe, ma ei tea, Mehhikosse või Hispaaniasse või Vietnami source'ima oma tooteid,
Ma korraks hoiaks su hoogu tagasi. Hiina tehased täna teavad suurepäraselt, kuidas Amazoni kaupa vormistada, kuidas ära teha tarne niimoodi, et sul ei teki mingeid probleeme. Igal juhul mine teistesse riikidesse ka, aga ära alusta sellistest eksootilistest kohtadest. Hiina täna on maailma suurim tehas endiselt ja nendega on oluliselt turvalisem alustada kui suvalise, kas või Poola tehasega. Oleme müünud ka rõivaid. Rõivaste puhul on see probleem, et tagastuse protsent võib kohati olla kuni 70. Nüüd kujuta ette, et kui naine tellib kleidi või pluusi ja sinna jääb higilõhn külge või on juuksekarvad või tal on huulepulga või meigitriibud kleidi peal. Sellise toote puhul sa ei saa seda enam müüki panna, aga Amazon ei kontrolli seda sinu eest, ehk siis rõivaste tagastused on vaja hävitada. Ja kuna see probleem oli nii massiivne, siis me soovisime prügi maailma mitte juurde tekitada ja sellisest kategooriast väljuda. Nüüd natukene näitan sulle reaalseid numbreid meie eelmise Ameerika ettevõtte käibegraafikutest. Me toimetasime kontori kategoorias, alustasime 2017 5 inimesega, toimetasime selle portfelliga. Meil oli 25 erinevat kontoritoodet siin sees, nad olid kõik suhteliselt lihtsad tooted, ei olnud ühtegi elektroonilist toodet, ei olnud ühtegi tohutut 1000 tükiga mingisugust vidinat, ühtegi ülekaalulist ega üle suuruselist toodet ei olnud. Aga meil oli väikene mure sellega, et meie põhimüük tuli ühe toote pealt ja see üks vaene toode vahepeal oli kinni ja siis oli lahti, sest Amazoni süsteemis oli error. Sa näed sealt ära kohe punase kasti alguses on selline tore müügikasv, aga siis see kukkus ära. See oligi see koht, kus põhitoode läks kinni, sest Amazoni kataloogis tuli viga sisse. Helistasime, saime korda, müük taastus. Jälle läks toode maha. No ütleme nii, et see on igapäevane elu Amazonis toimetamisega. Sa kunagi ei tea, kust kohast see kotermann võib sulle sisse tulla, aga sa pead olema valmis kiirelt reageerima. Vaatamata sellisele nagu luksatusele oma tee peal suutsime me ikkagi selle portfelli maha müüa. Kuna meil toode läks vahepeal offline'i, siis exit ehk ettevõtte müük kestis 18 kuud tavalise 12 kuu asemel, aga pole hullu midagi. Kogemus on käes. Ja ma tahan näidata sulle nüüd seda, kust me päriselt võtame infot. Me võtame siit romantilise koefitsiendi välja. Sa saad tööjuhendid, sa saad programmid ja pärast webinari mine surfa, vaata, mis kõik Amazon sulle pakub. Esimene koht on, see nüüd on Amazoni enda selline vaade, näiteks väljad. Esiteks sa näed ära, et on reitingud, need on need tärnid, 132 reitingut. Mõned inimesed on jätnud 4 tärni, 3 tärni, 1 tärni reitinguid. Me kindlasti tahame teada, miks nad on jätnud sellised tagasisidet. Enamasti nad kirjutavad sinna, et ala oli katki, jõudis lõhutud pakendiga, võib-olla see suurus ei vastanud tõele, materjal oli liiga pehme, ei ühendunud ära minu mudeliga. Mingid sellised asjad, eks ju. Aga minu jaoks on veel suurem kullakaevandus küsimused. Nii kui inimene küsib midagi, siis tal on reaalne probleem, mida ta proovib selle tootega lahendada. Kui sa muud ei jaksa teha täna õhtul, mine lihtsalt amazon.com-i ja vaata erinevate toodetele jäetud küsimusi ja vaata, kas sa suudaksid välja mõelda, kuidas lahendada seda küsimust, mida klient küsib. Ja see on täpselt see, mida me toodet arendades teeme. Ja sinu tänane esimene tööriistasoovitus helium10.com. Lähed helium10.com lehele, ära praegu mine, sa saad salvestuse, sa saad juhendi, saadame sulle pärast meili peale, kuidas sinna minna, kuidas see tööle panna, nii et praegu saad rahulikult jälgida mind kuulata. Teed endale sinna konto, laadid alla Chrome'i veebibrauseri laiendi ja nii kui sa lähed Amazoni, sa saad selle lahti teha, sa näed ära käibed, sa näed ära selle segmendi keskmise kuukäibe, iga konkurendi eraldi kuukäibe, sa näed ära tükiliselt, palju nad müüvad. Üldiselt me ei taha väga siseneda kategooriasse, kus on reviewsid, kliendi tagasisidet üle, ma ei tea, paari 100, sa saad siit kenasti selle kokkuvõtte kätte. Ja sa näed ühtlasi ka ära, et kas põhimüüjad on ühe brändi poolt või nad on kõik erinevad. Me tegelikult tahame, et nad on kõik erinevad. Kui võimalikult palju kliente või konkurente teenib raha,
siis meil on võimalus siin ka leida oma pisikene nišikene, kus me saame raha teenida. Sa ühtlasi näed ära ka konkurentide müügigraafikud. Sa näed ära, mis perioodil on nad teinud head käivet, mis perioodil on olnud nigel. Sa saad leiutada siit natuke hooajalisust, kas jõulude ajal on müügid ära kukkunud, siis sa tead selle järgi paremini kaupa tellida järgmine kord. Ühesõnaga mega mõnus surfamine, olen täiesti kindel. Aga nüüd, kuidas töö käib? Ütleme nii, et tooteidee oleks leitud ja tegelikult sellest kogu ratas peale hakkab. Algus on tooteidee, istud Helium-10-ga, vaatad, kus sa leiad sellise otsisõna ehk siis toote, mida ei ole üle poole lehekülje. Sul ei ole vaja tegelikult, et konkurendid teevad rohkem kui 3-4-5 tuhat käivet. See on umbes see segment, millega me alustades peale hakkame. Igaks juhuks mastaabi mõttes ütlen ka seda, et ettevõtte, mille me maha müüsime, põhitoode tegi üle $100,000 kuus käivet, aga õppimise ajal me kindlasti jääme paari tuhandest konkurentide juurde, et meil oleks võimalikult soodne osta enda kaup välja ja ole võimalikult väikene konkurentsisituatsioon. Koos kogu Amazoni protsessi õppimise idee leidmisega ma kujutan ette, et kui sa võtad asja tõsiselt, siis paari kuuga sul on mõnusad ideed olemas ja sa saad hakata suhtlema tehastega. Kui tehas on leitud, me tahame kindlasti saada 15-20 erinevat tehast, et tellida nende käest vähemasti 3 näidist. Me tellime ka Amazonist põhikonkurendi näidise. Ja siis on tootmine kas 15-40 päeva sõltuvalt sellest, kui keeruline see on ja kui hõivatud sinu tehas on. Kui kaup on valmis, me kindlasti inspekteerime, see käib kiiresti, see ei ole kallis. Kaup on pakendatud, leibeldatud, konteinerisse lükatud. Kui sul on pisikesed asjad, siis sa lennutad nad paari nädalaga. Kui sul on suuremad, ütleme nii, et kingakarbid, siis sa neid ei lennuta, siis sa paned laeva. Ja laevaga 30-40 päeva nad on sul Ameerikas. Nüüd, sõltuvalt sellest, kui hõivatud on toll, siis 1-2 nädalat võib minna tollis, inboundis ehk siis sadamast Amazoni lattu kärutamine. Ja kui toode on jõudnud müügistaatusesse Amazoni süsteemis, see tähendab seda, et Amazoni robotid on pannud sinu kauba õigesse riiulisse ja nad on valmis klientidele su kaupu edasi saatma, siis hakkab toimuma üks põnev protsess nimega lansseerimine. Lansseerimine ehk toote turule toomine kätkeb ennast selles, et sa tead kõiki neid otsingufraase, millega potentsiaalsed kliendid sind Amazonist otsivad. Sa paned kõikidele nendele otsisõnadele tööle reklaamid. Sa lased hinna oma hinnatasemele ja läbi reklaamide ja väga soodsa hinna sa hakkad saama suhteliselt suurt klientide huvi, sest su väärtuspakkumine on väga hea. Amazonil endal on väga professionaalne ostjaskond, kes jätab professionaalsed reviewsid, selle nimi on Vine ja kindlasti sa registreerid oma toote Vine'i programmi, sest selle abil on võimalik saada veidi kiiremini esimesed kliendi tagasisidet samuti. Review on oluline. Review Amazonis on kohati olulisem kui, mis kohati, päriselt olulisem kui bränd ja meil on vaja kiiresti kliendi tagasiside kätte saada. Nüüd ohukoht on see, kui sa küsid toote tagasisidet oma onupojalt või ma ei tea, Facebooki gruppides, ära kindlasti selliseid asju tee, sest Amazon on väga kiivalt kaitsmas review'de autentsust ja kui sa jääd vahele ja sa kindlasti jääd, sest Amazoni botid scrollivad kõikjal, mis on vähegi avalik. Nad vaatavad sinu sõbrasuhted üle, siis nad võivad su konto kinni panna ja sellega me riskida ei taha. Nii et me parem pöördume Amazoni professionaalsete review kirjutajate kogukonna poole nimega Vine ja saame esimesed review'd sealt. Ja kui me 30 päeva oleme niimoodi hoidnud madalamat hinda, alguses kui toode tuuakse turule, siis üldiselt tehakse seda lansseerimise ehk turunduse magusa hinnaga, siis tõehetk saabub. Me ideaalis oleme saanud avalehel oma positsiooni kätte, orgaanilised ostud ilma reklaamide tulevad kenasti sisse, me saame hinda hakata tõstma ja kui meile see segment meeldib, siis me saame sinna samasse segmenti tuua juurde uusi tooteid ja niimoodi tegelikult portfelli loomine käibki. Mitte midagi ei ole paigast ära. Kui sa tahad muuta tootesegmenti, sa tahad minna koerta toodetest hamstri toodetesse, sa tahad
võib-olla meeste, ma ei tea, jooksurihmad näiteks. Jooksurihmad on sellised põnevad tooted, et nad on nagu sellisest venivast materjalist, sa saad sinna oma autovõtmed, koduvõtmed, telefoni sisse panna, aga samal ajal saad nagu T-särgi alla ära peita, eks ju. Naiste puhul, meeste puhul on erinevad disainid, et tahad näiteks lemmikloomast hüpata hoopis spordikategooriasse, see on väga okei. Siin oligi see koht, kus me tahame, et meie brändi nimi on üldine, et ma saan hästi vabalt toimetada ükskõik mis tootega. Mul parasjagu isu on toimetada. Alustamise järjekord, mega oluline teada. Hästi oluline on, et sinu toodet otsitakse. Helium 10 annab sulle selle info kätte, mitu otsingut kuus on. Me tahame, et inimesed otsivad ühte otsisõna vähemasti 300 korda kuus. Neid erinevaid otsisõnu me grupeerime ja tahame kokku leida umbes 10-15, millel on üle 300 otsingu kuus ja siis on sul piisav klientuur juba olemas, et oma toode turule tuua. Kui ma nüüd vaatan turul olevat lõpphinda, kas ma saan jagada vähemasti 6-ga selle, et saada kätte tootmishind? Kui ma lähen alibaba.com-i ja ma näen, et kuvatud tootmishind on sama kui Amazonis või poole väiksem kui Amazonis, siis see ei päde. See on ilmselt segment, kus hiinlased täna juba toimetavad või siis Amazonis toimetab. Seal ei ole marginaali meie jaoks ja meie selliste toodetega ei tegele. Amazonis nähtav toote lõppmüügihind peab jagunema vähemasti 6-ga, nagu see muud moodi ei saa, siis 5-ga. Mis sa tehase käest saaksid, see on puhas tootmine, seal ei ole inspektsiooni, seal ei ole logistikat. Ja kui sa selle matemaatika korda saad, siis on sul roheline tuli. Roheline tuli on sel juhul, kui avalehel on kuni pool lehekülge, konkurente rohkem ei ole. Ja alles siis hakkad toimetama Amazoni kontoga. Kui sul on täna olemas kliendi ostukonto, ehk siis sa ostad raamatuid, ostad mingid vidinaid tehnikat endale koju, siis sellest kontost sulle ei piisa, sa pead tegema endale Seller Centrali konto. Tee endale esialgu eraisiku konto, professionaalne konto on mõnes mõttes küll parem, sa saad selle alt teha reklaami, aga esimesed paar kuud sul ei ole vaja reklaami teha, sest toote otsing, toote listimine, shipimine võtab nii palju aega, et sul ei ole mõtet iga kuu maksta $30+ Amazonile seda kontotasu. Nii et eraisiku Seller Central konto alles siis, kui tooteidee on leitud. Ja järgmisena tahan kindlasti üle kontrollida, kuna ma tahan, et sa analüüsiksid läbi tooteotsingu faasis 25-50 erinevat toodet, siis sa nende toodete seast võtad toote, kus tootmise matemaatika tuleb kokku ja küsimuste analüüsist välja tulnud unique selling proposition ehk siis toote unikaalne müügiargument, mis põhineb päriselt inimeste jäetud tagasisideste küsimustele, et sa saad selle välja arendada ja sa valid oma 50 idee seast selle, mille tootearendus on kõige parem, aga samas ta ei tõsta toote hinda rohkem kui $2. Nüüd kogu see protsess on võtnud mõned kuud aega, ma tahan uuesti minna Amazoni, ma tahan kindel olla, et vahepeal ei ole 3 lehekülge konkurente juurde tekkinud, et turuolukord on endiselt soodne. Ja siis ma tellin asjad ära, loon listingu, saadan tooted Amazoni lattu, kui on kohale jõudnud, lanseerin toote ja tõehetke selgudes vaatan, kas ma tahan laiendada seda portfelli või tahan hüpata uude kategooriasse. Nagu sa nägid, oleme oma tiimiga teinud kõik võimalikke erinevaid asju, siin ei pea olema mingisugust siduspunkti, leia see koht, mis näiteks on seotud su enda ekspertiisiga. Sinu enda varasem elukogemus on mega hea kullaauk, mis iganes trenne sa oled teinud, mis iganes tööd sa täna teed. Igal pool on vaja mõnevõrra spetsiifilisi asju. Võib-olla sa oled väga kirglik kasvuhoone kasutaja, võib-olla sa oled tohutu matkaja. Vaata esimesena need kategooriad läbi ja vaata küsimusi, mida jäetakse toodete alla. Vaata, kas sa saad need küsimused ära lahendada oma tootega. Nii et meil ei ole vaja minna uuesti ülikooli ja saada tootearendusmagistriks, meil on pigem vaja aru saada, mida klient tahab. Ja võib-olla selline lihtne valem sulle kõige ägedama või kõige suuremat edu toova tootega alustamiseks on see, et me ei lähe tegema hiigelsuuri tooteid, me ei lähe tegema kalleid tooteid, me läheme tegema esialgu toodet, mida ma küsimusi lugedes saan aru, et ma saan eristuda turul, aga ma hinda väga palju ei tõsta, $2 on okei.
Selle hinnavahemik ei lähe üle selle, mida ma Amazoni avalehel täna juba näen. Kui ma teen näiteks koerapuure ja mis on kokku lapitavad sellised koerapuurid, siis see hinnavahemik näiteks avalehel näen, et on $29 kuni $69. Minu oma sel juhul kindlasti ei tohi maksta $130. Ma pean jääma olemasolevasse hinnavahemikku või siis olema paar dollarit kallim, aga mitte rohkem. Nüüd pisikene toode on alustades parem, sest et mul on Hiina tehasest testides. Ma tahan, et sa testid 3-4 toodet kindlasti läbi. Mul on testides soodsam alustada. Sa ei põleta 10 000 eurosid alustamiseks. Oleks võib-olla vaja, et sul on paar tuhat eurot olemas. Kaup on vaja välja saata logistikaga, see on vaja Hiina tehasest välja osta, nii et paar tuhat eurot kindlasti on vaja, aga kui ta on väikene ja mahub sulle 2 peopessa, mitte väga palju rohkem, siis see alustamine Amazoni ettevõtluses ei ole nii ülemäära kallis. Me ei taha, et teed kalleid tooteid. Sellepärast, et kui sa jääd vahemikku $25 kuni $49, siis see on emotsionaalse ostu sooritamise vahemik. Inimene ei lähe Google'isse, ta ei kao sul ära tooteinfot juurde otsides, sest et see on tema jaoks, eriti Ameerikas, mugav hinnavahemik, et teha ära emotsionaalne ost. Sa ei kaota teda oma kuulutuse pealt mitte kuhugi ära. Nüüd ma ei taha ka seda, et sa teed soodsamaid tooteid kui $25, sest Amazonile kogu selle rõõmu eest, et sina ei pea ladustama, sina ei pea klientide esmaste muredega tegelema, sa ei pea tagastusi vastu võtma. Sa maksad Amazonile ikkagi Amazoni FBA, Fulfilled by Amazon tasu ja soodsate toodetega jääb sulle kasumiks sel juhul paarkümmend senti kasumit kätte ja see ei ole see koht, mis motiveerib sind, usu mind. Tuletan meelde ka veel, et need otsisõnad, mis sinu tooteni peaksid viima, võiks otsinguid olla vähemasti 300 korda kuus. Seda näitab ära Helium 10. Väike konkurents tähendab, et üle poole lehekülje neid tooteid ei ole. Ja sa ei tohi leida eest olukorda, kus sa teed alibaba.com-i lahti ja sul on lehekülgede kaupa täpselt seda toodet, mida sina tahad turule tuua. See on väga suur ohumärk, et hiinlased juba miljonitest toodavad, nad juba saadavad Amazoni poole neid tooteid, sest terve Alibaba on täis. Nii et see on ohumärk, seda sa kindlasti ei tee. Punane rätik, paned enda idee taha, et ei, turg hakkab kiiresti satureeruma ja sa lähed edasi järgmise ideega. Kuna sa teed 50 ideed nagunii läbi, siis seda juhtub kindlasti, et sa sellise olukorra leiad. Kõige lihtsamad kategooriad, et sa ei põruks. Jällegi tahan, et sa oleksid kiiresti võimalikult edukas. On sporditooted, õuetooted, kodused tooted. Siin, kui sa näiteks ise teed süüa, hoolitsed laste eest, siis ilmselt oled tundnud mõnes elusituatsioonis, et hei, see või teine või kolmas asi võiks natuke paremini funktsioneerida. Ta võiks olla venivam, ta võiks olla puidust, ta võiks olla reguleeritav. Kõik need ideed sa saad panna testimisse. Siis terrassitooted, aia eest hoolitsemise tooted ja lemmiklooma tooted. Me ei taha esialgu minna klaasi toodetesse, sest klaas läheb shippingu ajal sagedasti katki. Me ei taha teha täispuidust tooteid, sest see praguneb erinevates kliimades ja konteineris sisse välja loksudes. Me ei taha teha elektroonikat, sest see vajab inspektsioonis oluliselt spetsiifilisemat vaadet. Nii et katsu jääda sellise 2 peopessa mahtuva, mitte elektroonilise ja mitte kergesti katki mineva toote juurde. Loodan, et su mõtted hakkavad juba jooksma. Räägime nüüd natukene numbritest ka, rahast ka. Ja hästi oluline punane lipuke, mida ma tahan praegu sinu nina ette tõsta ja täiega lehvitada, on see, et sisseostu hind, nagu me enne rääkisime, ei ole naljateema. Siin sa näed ära, et kui sa ostad sama toodet sisse 4,62-ga, see on see esimene punane kastikene, teisest tehasest võib-olla saad 7-ga, no iseenesest ei ole ju väga suur vahe, $3 on vahet, pole isegi ligi 50%, ei ole isegi 2-kordne hinnavahe. Siis see kasum, mida sa pärast teenida saad, vaata nüüd silmaga sinna alla viimase kastikese juurde. Ühel juhul sa teenid 19 000, teisel juhul sa teenid 9 000. Sul $10 000 vedeleb maas, sest sa ei ole võtnud seda vaeva ette, et sa ei ole suhelnud 20 tehasega, sa oled 3 esimese tehase peale öelnud ja teeme, sa armud ära. Oma tootesse ideesse armumine on hästi sage probleem alustavate ettevõtjate seas. Ma kindlasti tahan siin roosasid prille maha võtta. Ei,
kui sulle tundub üks toode peale 5 idee läbivaatamist juba see võitja toode, siis tea, et see on viga. See on lõks. Sul on vaja 25 toodet kindlasti läbi vaadata, et sul tekiks üldse realistlik arusaam, mida erinevates segmentides, mis hinnapunktiga pakutakse ja alles siis järgmise 25 ideega me hakkame vaatama, et mis võiks olla meie võitja toode. Nii et kergesti võib juhtuda, et su source imise hind on poole kallim erinevaid tehaseid võrreldes ja see vähendab su kasumit üle 2 korra. Nüüd natukene väikene memo, kuna sa saad slaidid, ma tahan sulle korrata üle olulised numbrid, käive. Me ei taha, et meie konkurendid teevad rohkem kui $4,000–7,000 kuukäivet. Me ei taha minna konkureerima $50,000 käivet tegevate konkurentidega, sest tuletan meelde, mida rohkem tükiliselt su konkurent müüb, seda kindlamini on ta kanna maha pannud avalehele. Kui klient toodet otsib, siis tuleb avaleht, eks ju. Igal otsingul on oma avaleht ja selleks, et sina saaksid tema positsiooni endale, sul on vaja müüa veel rohkem. Aga kui tema teeb 50,000 käivet, sina pead tegema võib-olla 57,000 käivet ja mis tükke me sel juhul peame tehastest ostma. Alustamise ajal kindlasti see ei ole mõistlik tegevus. Me tahaksime, et võimalikult paljudel konkurentidel oleks 50 kandis reviewsid, vähem võimalusel. No, kui tal on veel 100 review'd, 150 review'd, siis see on ka okei. Kui sa näed juba numbreid 3,000, 10,000, siis tegu on vanade kaladega. Amazon on nad ära juba liiminud avalehele, kuna nende läbimüük on nii hea, nendel on palju review'sid, kliendid usaldavad. Samamoodi sa ei taha minna kohe lüüa saama, sest et väga vanad tegijad on juba ees. Siis turu sügavus. Sa kindlasti tahad, et kogu käivet ei teeks ära ainult üks müüja. Miks me tahame, et on pool lehekülge, mitte üks konkurent? On see, et äkki seal on patent, äkki seal on mingi tootmiskitsendus, äkki seda toodet saab toota ainult Jaapanis, ma ei kujuta ette. Katsu leida nišš, kus on vähemasti 5 tootjat, aga mitte rohkem kui pool lehekülge. Kõige parem koht, kus alustada. Vaata ühtlasi ka, kes on sinu konkurent. See on okei, kui sinuga konkureerib Amazon või hiinlane, aga sel juhul sa pead teadma, et nad suudavad alati müüa kõige soodsama hinnaga. Sinu ülesanne siin on lugeda korralikult küsimusi nende toodete all ja vaadata, kas sa saad selle sama toote teha veidi paremaks ja minna samamoodi konkurentsi. Nüüd mõni kategooria nagu näiteks foto ja video. See ei ole see koht, kus meie alustame. On bränditundlik, teised kategooriad ei ole bränditundlikud. Palun ära mine fotosse, videosse, seal on suured tegijad ees, nemad suvalise brändiga tooteid ei osta, nii et jälle koht, kus sa saad vältida oma vigu. Kõige olulisem on see, kuidas sa eristud niimoodi, et hind ei tõuse. Kas see saab olema, kindlasti sa saad teha parema listingu, ma selles ei kahtle. Ehk siis paremad pildid, parem tekst, mõnus pealkiri, kus on hästi palju klientide enda kasutatud otsisõnu sisse pandud. Mismoodi sinu pakend võiks olla konkurendi omast parem? Kas ta võiks olla funktsionaalsem? Kas seal võiks olla instruktsioon peal, QR code, installatsiooni videoks? Kõik sellised, kui sa nüüd homsest alates poodi lähed, vaata hästi spetsiifiliselt üle kõik pakendid, mida sa koju tood, mida sina enda tootepakendi juures väga kasuliku elemendina näed ja tulevikus pane kõik need asjad enda jaoks tööle. Nüüd bundle on eesti keeles komplekt. Mõnikord me ei peagi toodet arendama. Näiteks, kui me teeme piparkoogi vormikesi või küpsise vormikesi, ütleme nii, need ei ole hooajalised, piparkook on. Siis me võime sinna juurde panna tainerulli, me võime panna silikoonist rullimise aluse. Me ei tee ühegi selle tootega tootearendust, me teeme komplekti. Kliendil on hea meel, kui ta näiteks küpsise küpsetamiseks vajalikud asjad saab ühe listingu abil. Ainuke tingimus mul sulle siin on see, et ole veendunud, et sellised komplektid kas või ligilähedaselt juba Amazonis eksisteerivad ja et neid ei ole üle poole lehekülje. Kui sa täna peale webinari lähed Amazoni, paned sisse näiteks party kit, sa näed, et on tohutult palju mingi birthday kits, unicorn, birthday kits, no ma ei tea, mingisugused kangelased on ju. Neid on lehekülgede kaupa. Sinul on vaja leida see nišš, mida on pool lehekülge ja saad teha ja sul ei ole vaja ühtegi vidinat eraldi materjali muuta, suurust muuta, mitte midagi, lihtsalt paned kokku midagi, mida inimesed tahavad osta.
See on kõige tähtsam. Nii, ma loodan, et su pea on häid mõtteid täis. Natukene ülevaadet sellest, et missugused tööriistad võiksid kasutusele võtta. Helium 10 tasuta kontoded ära, Helium 10 Chrome Extension ehk Chrome'i laiendi laadid alla. Ja üks tööriist lisaks sulle, kui sa Chrome'i laiendeid juba laadi endale, palun alla ka Amazon Suggestion Expander, Chrome Extension, kõlab jube pikalt, mul on keelt täiega sõlmes, aga see annab ära sulle otsingute juurde lisaotsinguid, sa näed rohkem kui tavaline Amazoni külastaja ja see on mega hea ideede saamise koht. Nüüd, kus sa tehase leiad? Ikkagi Alibabast alusta. Kui sa oled veel suurema huviga, siis vaata läbi ka Global Sources, Thomasnet, kus on USA suppliereid rohkem. USA supplierid ei ole ilmtingimata hea koht, kus alustada, sest nendega ühendust saada, meile vahetada on keeruline, sinna peaks helistama, nad on üpriski mugavad. Hiinlased vastavad sulle mega kiirelt, isegi Eesti päeval, kuigi nad ise on öötsoonis sel hetkel. India, Vietnam on kohad, kus saab näiteks tekstiiltooteid, kui sa sisustust tahad teha, tekkevad ja püüre. India Mart. Erinevad agentuurid on raudselt olemas ja erinevad messid. Sa ei pea messidele füüsiliselt kohale minema. Tee see messi veebilehekülg lahti ja vaata, kes on participants ehk siis tehased, kes osalevad ja sa saad selle tehase tootekataloogi minna surfama. Messide listid on head, sest et üldiselt jama tootevalikuga tehased messidele ei tule. Messidel osalemine on kallis. Sa võid juba loota selle peale, et kui tehas on messile jõudnud, siis tema toote kvaliteet on piisavalt hea, et rahvusvahelisel turul läbi lüüa. Võib-olla on sulle sattunud kõrva ka 1688.com. Ma nimme ei pannud seda siia nimekirja, sest kui sa lähed, see on puhas Hiina tehaste keskkond, seal on väga palju madala kvaliteediga tootjaid, neil ei ole ekspordilitsentsi, ehk siis need hinnad, mida sa seal näed, on ülimadalad, aga sa ei saa seda kaupa Hiinast välja, sa ei tea, mis see kvaliteet on. Igaks juhuks ta hoiatada 1688. Puhas hiina keel, inglise keeles seal midagi ei toimu. See koht on ka olemas. Sa võid seal ringi vaadata, aga see ei ole see koht, kus me pihta hakkame. Me ikkagi hakkame Alibabast pihta. Ja sest Alibaba ei ole ainult Hiina, seal on tegelikult rahvusvahelised tehased kõik olemas. Ja kui sul tootmist ei ole, siis ei ole hullu, sest Alibaba teeb sinu eest ära. Kui sul on tootmine olemas, siis ole hea, tee see võtmesõna leidmise ja turuanalüüsi koht, mida ma 2 slaidil sulle lahti seletasin, enda tootmisbaasil ära. Kuidas nullist alustada? Aja leidmine on ettevõtja ja ettevõtluse esimene test. Õpi igal vabal hetkel. Ma loodan, et sul on okei jätta Netflix korraks eemale, et kui lapsed ei lase sul õppida, siis trüki näiteks välja, loe nendega, siis nad ei taha sinu telefoni krabada enda kätte. Kuula ühes kõrvas alati mingit podcasti. Kui sa oled väga sotsiaalne inimene, siis ma usun, et su sõbrad ei pahanda, kui sa 1-2 kuud veidikene vähem nendega koos veini jood või grillid. Suvine hooaeg on Eestis ju ometigi väga sotsiaalne. Ja kui sul on täna olemas juba perekond, täiega saan aru, et koristamine, lastega tegelemine võtab palju aega. Ma ütleks sulle, et pööra see enda kasuks. Kui sa saad terve pere panna tööle niimoodi, et sina ei pea tegelema nõude, koristamise, prügi, võib-olla ka sisseostudega ja sa saad panna pere kui ettevõtte tööle niimoodi, et asjad töötavad. Jah, seda on vaja korrutada, jah, seal on vaja mingisugused tagajärjed tekitada, siis see on jällegi esimene koht, kus ettevõtlust saab harjutada, ilma et sa peaksid panema palju aega ja raha sisse. Raha. Hoia palun oma põhitegevust nii kaua, kuni sa suudad. Ma prognoosin, et sa võiksid põhitöökohal, kui sul see täna on olemas, tegutsed edasi vähemasti aasta otsa. Sul võtab õppimine aega, sul võtab esimeste toodete testimine aega, sa ei pea töölt ära tulema. Kui sa juba tunned, et sa tahad 100% sisse hüpata Amazoni valdkonda, siis jah, tuled päris töölt ära, aga ole siis palun töötukassas arvel. Saad võib-olla sealt võtta mõned toetavad kursused juurde endale ja vaata ühtlasi üle ka, missugused teenimisvõimalused sinul konkreetselt olemas on. Kas sul on pensionisammas veel välja võtmata? Tulumaksutagastused on Eestis väga mõnus lisa.
Kas ma saan elustiilis midagi muuta, näiteks 2 auto asemel kasutan 1 autot, vanaema suvila panen Airbnb-sse, mis iganes teadmised sul on, sa saad võib-olla konsultatsiooni pakkuda, saad võib-olla naabri lapsi hoida ja kõik need asjad vajavad nagu seda kohta, et hei, mis mul täna on olemas, kuidas ma saan seda tööle panna ja vähemasti proovi. Kui sa ei teeni mitte midagi, siis ei ole hullu, sa oled vähemasti proovinud. Nüüd järgmine koht, kuidas hoogu sisse saada. Väga palju me ju istume, imetleme mingisugust teist ettevõtjat, teist edulugu, unistame, käime seminaridel, oleme konverentsidel, joome kohvi ja mõtleme, et jaa, ma täiega teen. Tegemine tegelikult ongi see võti. Sa ei saa jääda unistamise faasi liiga kauaks. Tore, kuula seda webinari, kuula kõiksugu loenguid YouTube'ist, podcast'e, aga hakka reaalselt midagi tegema. Mine Alibabaasse, mine Amazoni, vaata, mis numbrid seal on, kas sa saad matemaatika kokku, mida inimesed küsimustes küsivad. Ja ära karda seda, et sa ebaõnnestud. Ma tahangi, et sa ebaõnnestud sellised mõttelised harjutused iseenda jaoks, sest ainult ebaõnnestumised aitavad sind leida pisikesi kullasooni, mida muul juhul sa mitte mingil juhul ei näeks, sest ebaõnnestumine või siis nii-öelda testimine, proovimine, failimine on ainukene koht, mis juhatab meid tegeliku eduni. Kui edu leidmine oleks nii, et ma praegu mõtlen ja homme mul on edu toov mõte olemas, siis me kõik oleksime juba miljardärid. Aga see ei ole. Edu leiavad ainult need, kes tahavad testida, katsetada, otsida, on uudishimulikud ja usu mind, see on hästi põnev teekond, kus olla. Testimine. Kui sa oled Amazonis toimetav alustaja, siis 3-4 ideed kindlasti testime läbi ja me alustame Amazoni ettevõtjate kogukonnas alati testtoote saatmisega, mis ei maksa üle 100 euro. Kõik protsessid on sul selle käigus selgeks õpitud, nii et kui sa hakkad sadade või tuhandete kaupa raha nii Hiina kui logistikasse investeerima, siis sa juba 100% tead, mida sa teed. Ja täiega naudi seda protsessi. Kes veel sinu kõrval teeb rahvusvahelist ettevõtlust? Enamik inimesi, kes tänaval kõnnivad, ainult unistavad asjadest, aga sina reaalselt lähed ja teed ja oi, kui põnev on see teekond. Mõtle, kui sa oled 82 ja kui lapselapsed tulevad sind vaatama. Mida põnevat on sul neile rääkida? Kõik need kohad, kus sa komistasid, kus sa otsisid uut teed, siis sa õnnestusid. Nad ju tahavad kuulda kõike seda, sest elu ei ole ainult ilus roosa mull, vaid elu on kõik see värv, mis käib sinna roosa taha ka ja seal on hästi palju sellist ütleme nii, emotsiooni, testimist, võib-olla draamat, aga see ongi elu. Elagem siis seda elu. Et sul oleks natuke lihtsam hakkama saada, siis ma kindlasti tahan sulle täna kaasa anda, sa saad selle meiliga. Idee, et pane oma aasta eesmärk kirja, võta see kvartali eesmärkideks lahti. Sa näed praegu siin ekraani peal minu enda reaalset desktopi tausta. Seda saab teha canva.comis. Aga minu näitise saad kätte. Ma olen pannud siia käibe eesmärgid, mida ma pean tegema, mitu toodet ma pean juurde leidma, mis koolitust ma pean vaatama. Kvartalite kaupa, kuu kaupa, nädala kaupa oma personaalsed eesmärgid olen pannud ja kuna ma alustades kindlasti tahtsin, et ma õpetan ka teisi, nagu ma praegu teen, sest see, kes õpetab, peab materjali nii hästi läbi töötama, et ta tegelikult võidab läbi selle ise, sest ta on kogu materjali nii hästi nagu oma peast läbi lasknud. Nii et kui saad, siis katsu õpetada naabrimehele, katsu õpetada oma elukaaslasele, katsu õpetada oma teismelisele lapsele seda, mida sa täna kuulsid. Ja sina oled juba 2 korda sellest targem, sest sa oled oma süsteemist kogu asja läbi lasknud. Nii et kui sa tahad, et sul ei ole vabandust oma asju mitte ära unustada, canva.com tasuta. Minu näidise saad täna tasuta ja mine tee oma arvutile lille või looma või kohvitassi pildi asemel pane sinna tegelikult töötav desktopi taust. 5 viga, mida kindlasti vältida. Esimene katsetus ei tee sust miljonäri, me alles otsime seda kohta, mis võiks toimida ja me ei lähe liiga suurte summadega riskima. Ettevalmistus on koht, kus me takistusi hästi palju kohtame ja see on väga hea, sest läbi takistuste me leiame kohad, mis on peidus. Ainult läbi selle me leiame kohti, mis on peidus ja mis tegelikult toovad meile hiljem raha sisse. Ära kunagi mine turule romantilise enda ideega, kui sa ei ole ära valideerinud, kas inimesed otsivad ja mida nad küsivad konkurendi analoogsete toodete kohta, mida sina saad siis oma toote puhul paremaks teha.
Viga on ka see, et sa kardad, et kõik on liiga keeruline. Mina sündisin tavalise 2,5 kilose beebina. Ma ei ole miskis mõttes erilisem kui sina. Sa ei ole erilisem kui mina. Me oleme lihtsalt inimesed. See, mida mina täna teen, ma ju 5 aastat tagasi me ei teadnud, mida ma täna teen. Sina täna ei tea, mida sa 5 aasta pärast teed, aga miks mitte võtta käibet rahvusvahelisest kliendikogukonnast endale. Ja 5. väga levinud viga on see, et mul on vaja 10 000 eurosid, et alustada. Ei ole. Me alustame 100 eurost, sa võid alustada isegi 50, kui sa tahad testtootega ja edasi läheme paari 1000 euroga. Kui sa tahad õppida edasi ja sulle tundus see põnev, mul on nii hea meel kutsuda sind Amazoni kooli ettevõtjate kogukonda. Meil on seal 100 ettevõtjaid, meil on Facebooki kinnine grupp, kus me igapäevaselt arutame sinu küsimusi, teiste ettevõtete küsimusi, millest me saame õppida. Me teeme iga kuu live mastermind, vastame sinu küsimustele, teeme tooteotsingut. Sa ei pea kunagi kartma, et sa lähed turule niimoodi, et sa oled valinud toote, millest sul puudub kindlus. Mina ja minu tiim ja minu kogukond aitame sul saada kindlus, et jah, see on hea toode, millega peale minna. Üheski teises koolituses sellist garantiid ei pakuta. Isiklikult vaatan, analüüsin ja mastermindil töötame need ideed läbi. Sa õpid 100% enda tempos. Sa näed siin, et Amazoni kool on 40 tundi loenguid. Kui sa praegu jaksasid minuga ära istuda see 1,5 tundi ja kuulata, siis tubli, mega, 40 tundi ootab sind, aga tee seda omas tempos, mitte midagi sinu elus ei pea muutuma. Kui sa leiad iga päev 1, 2, 3 tundi, siis on ideaalne. Nüüd me oleme ka Eesti Töötukassa koolituspartner. Kui see liitumise versioon sind huvitab, siis kindlasti kirjuta mulle. Nüüd 2000 euro eest boonuseid niikuinii sa saad endale. Ma saadan sulle kohe varsti tasuta videojuhendi. Sa näed ära, kuidas päriselt toote otsimise protsess välja näeb. Võtame lahti megapõneva kategooria, hästi elulise kategooria ja sa näed, kuidas mõte liigub, kuidas me leiame sealt selle võitja ja väikese konkurentsitihedusega segmendi, kuhu reaalselt me saame väärtust juurde luua, hinnapunkt sobib ja põhimõtteliselt mine pane tellimus sisse. Ma saadan sulle ka näidiskirja, kuidas suhelda Hiina tehastega. Kui sa tehastega suheldes näed välja nagu kollanokk, siis sa saad kollanokka hindasid ja sinu matemaatika kokku ei tule ja seda viga ma kindlasti ei taha, et sa teed, ehk siis minu näidis, kirjanäidis on sulle olemas. Ja ühtlasi on mega oluline, kui sa Hiinast source'id, et sa ei lähe plastiktooteid source ima näiteks, ma ei tea, puidu segmendist või sa ei lähe käsitöö piirkonnast otsima elektroonikat. Saadan sulle kaardi, kus sa näed ära, mis piirkonnas, mis tootmiskompetents on. See aitab 2 asja. Üks on see, et sa ei maksa üle, teiseks on see, et sa saad piisavalt head kvaliteeti. Ja seesama fookuse hoidmise dashboardi näidis tuleb samamoodi kirjaga kaasa. Saad kohe meilile, mul on igal juhul hea meel, et ma saan sinuga kõike seda jagada. Nüüd olen täiesti avatud küsimustele. Kõik küsimused on head küsimused. Kui sa tunned, et küsimus on rumal, ära muretse, ma heal mehel vastan, siis tegelikult need küsimused on väga pointiga. Ma tahaks, et me toome ühiselt globaalsed käibed koju. Ma tahan endale juurde kolleege, kellega Amazoni teemadel rääkida. Ma olen tohutult tänulik, et sa leidsid selle aja, et minuga koos nendel teemadel rääkida. Ma väga-väga tänan. Sa oled olnud mega tubli. Sinu tähelepanu on saanud praegu hästi palju pingutust. Ma olen hea meel, et sa vaatasid. Aitäh ja kohtume sinuga kindlasti päriselus õige pea. Tšau!